Kas olete valmis, et näha, mis värvi tuli? 1, 2. Tere hommikust, või no mis hommik see on, tegelikult on mingisugune lõuna, 11 läbi. Ma tegelikult ei teagi, mis kell on. Aga täna on meil 22, kell on 12:30 tegelikult. Täna on 22, ehk siis täna on lühendatud tööpäev kõigil teil, kes te peate tööl olema. Ja ma mõtlesin, et ma enne pühi siis niidan ära kõik, et siin on juba kasvanud üht-teist ja seal ja sealt tagant ka. Et niidan kõik ära. Et kasutan seda poolikut tööpäeva, kui inimesed äkki pole kodus. Et ma ei sega neid oma Frankensteiniga ja niidan siin kõik ära. Nii et see on tänane päeva ülesanne. Electric thrills, two hearts racing, chasing the chills. Siuke kivi, ma panen käe juurde. Jäi niiduki alla kinni. Tõmbas siit selle tera täiesti pooleks. Need terad katki või noh, lopperguseks. Päris halb. Katki läks ainult üks tera. Tuleb tellida uusi terasid. Johhaidi, ma isegi ei tea, kust see kivi siia alla jäi nagu. Sina on kõik terad. Oi jah. Nii, olenemata oma väiksest viperusest või noh, Frankensteinil lõi meie hamba välja, siis sai tegelikult kõik niidetud. Niiduk töötas ilusti edasi, pole täda midagi. Üks tera on katki, teised on natuke mölkis. Ma vaatasin üle, et tuleb umbes 3 paari uusi terasid osta. See on mingi siuke 6-eurine fiks. Nii et ei ole kallis probleem. Ma arvan, et ükski teine niiduk ei oleks siukest kivi enda all üle elanud. Ja siit on niidetud. Niitsin sealt eest, kus parkla on ka ära ja siis lisaks niitsin ühe metsatee ära. Ei ole küll minu tee otseselt. Aga kuna me käime seal vahest jalutamas ja teised inimesed külast käivad seal jalutamas, siis ma niitsin selle ära. See on siuke mingi kilomeetrine ots. Niitsin ära. Nüüd on ilusti metsatee ka, ilusti jalutatav. Ja mõtlesin, et vaatasin siis niiduki veel uuesti üle. Ei ole siin häda midagi. See üks on pooleks. Aga ülejäänud on täitsa nagu enam-vähem. Need saab kõik ära teritada vajadusel. Noh, natuke võib-olla peab peale pingutama, ma vaatan. Samas ei ole lahti. Aga kuradi metsas sõid ka nii paljud mingid elu. Aga ülejäänud kõik on korras nagu. Et päris korralik pauk oli. No sein on, see vaheseib on kõver. Või nagu kannatada saanud on näha. Noh, need ongi nagu mõeldud selle jaoks, et nad võtaks nagu mingi selle löögi enda peale, et need katki ei läheks. Et tellin mingi 3 paari uusi terasid. Tegelikult võiks ilmselt tagavaraks ka tellida mõned. Nii et tellin mingi 10 paari äkki. Saab need vigased ära vahetada või selle pooliku ja vaadata, mis need teised teevad ja peaks nagu tore olema. Aga nüüd siis hakkan siit pihta. Siin on siuke korralik manööverdamine. Natuke peab ennem tegema siin eeltöid. Sinine tünn on tegelikult prügi, see tuleb ära viia. Meil on siin üks hunnik prügi, panen siia.
see ootab järgmist konteinerit. Mingi hetk tellime uue konteineri, prügikonteineri suure. Sest meil on veel hunnik jamasid visata. Selle lauatooli peaks ära viima, grilli ma ilmselt ei hakka tegelikult ma venitan ta sinne põõsaste vahele. Siis ta ei jää ka ette, siis ma saan siit ilusti kõik ära niita. Ja siit ma teadsin, et on see vorsti mingi jooginõu siin. Tuleb ära võtta. Kui Kärt siin tegutseb kasvuhoones, siis vorst on ka õues siin, siis tal on jooginõu. Panen selle siia kasvuhoonesse praegu. Kasvuhoon on siuke, eile panin siis nöörid püsti siia neile taimedele. Näe, esimesed kurgid juba ilusad. Suured kurgid, siin on ka esimesed kurgid küljes. Suuremad siuksed. Ja tomatid. Ja paprikad, kõik on nagu okei. Ja selle multsi pani Kärt eile maha. Täitsa kensu. Niimoodi on väga kena, ma ütleks. Et võiks nagu väljas ka kõik mustaks värvida need ka, aga noh, kuna me selle kile tahame mingit ära asendada, siis ilmselt praegu ei ole mõtet. Aga muidu täitsa kena viisakas. Ja katusomad värvime ka siis mustaks, siis kui me katuselt ka kile ära võtame ja paneme sinna midagi muud. Ilmselt sinna läheb mingi plastik siis. Aga niimoodi ma ütleks, et on juba täitsa viisakas. Vot nii on lood. Siit tuleb see ära korjata, see on ka kõik prügi. See kate tuleks ära korjata. Teagi, kuhu see panna, ma tõmban ta lihtsalt kuskile sinna praegu vist. Aga see tuleks tegelikult ära korjata, see on nagu pahandus. Käru ära liigutada Kärt on siia jätnud, tundub, kui ta oma viinamarjused tegi. Keegi elab siin. Äkki on meie sõber Rästik. Ei, Rästu. Tea, siin ta kuskil elab, tavaliselt ta oli siin selle juures, aga ma natuke lammutasin seda, äkki ta nüüd on ära kolinud, aga ma ei ole kindel. Siin kuskil meil elab Rästik igastahes. Ja ma tahaks ta välja visata. Ta võiks minna kuskil metsas elada. Aga olgu. Teen ettevalmistused ära ja hakkan siin ka niitma siis. No nii. Siit ka tehtud. Siin on natuke rohkem nikerdamist kui mingi suurema platsi peal, aga tehtud. Puude ümbert peab laskma trimmeriga. Siit keskelt peaks ka laskma trimmeriga, aga jah, sest siin on suured kivid. Siin on üks kivi, seal on veel suurem kivi, et siia ei pääse ligi. Siit peaks tegelikult selle hunniku ära võtma, siis saaks siit läbi sõita, aga siin on ka mingisugune torn. Ma ei mäleta, mis siin oli. Siin oli mingi elektriteema. Selle peaks ka ära kiskuma mingi hetk. Aga muidu täitsa kensu. Sest korgist sõitsin üle, see lendas seal vahel tükk aega. Aga jah. Siit võtsin seekord juurde. Eelmine kord ma siit vahelt läbi ei sõitnud. Seekord ma sõitsin mitu korda siit läbi. Sain siit ka ruumi juurde. Siin on papp. Väga tore. Ma ei tea, mis aastast see siin on. Ei ole meie oma. Jah, siin on meile hunnik, mis majast, kui me tõstsime, jätsime sihukese mööbli, mis kannatab äkki põletada, ei pannud sinna konteiner, sest konteiner oli ju täis meil. Oi, siin on ka mingid nodi. Huvitavad, see niiduk ei teinud sellega midagi. See on küll minu nodi. Aga üldiselt väga kena. Jah, siit peaks ära võtma selle hunniku ära korjama ja siit keskelt peaks selle põõsa ära võtma. Siis saaks nagu pikki seda äärt ilusti minna. Et vaikselt tuleb tegutseda nende asjadega. Ja õunapuudel natuke oksi alt poolt ära võtta, et saaks sellega sõita. Aga muidu on nagu super. Et tulemus on ju väga hea. Ja kui me sellest niiduka ostust rääkisime, siis tuli päris mitu kommentaari, et ärge ostke, võtke ikka kohe robot või võtke kohe traktor või midagi. Meie maapind on siuke, videost ei jää näha, kui auklik ja künklik see maapind on. Et praegusel hetkel siin, robot ei teeks siin midagi esialgu. Nagunii oleks pidanud ära niitma. Sest siin oli ju siuke hein, kui ma esimest korda niitsin. Et tulevikus tuleb nagunii robot, et maja ümbert mingi ala ja siit siis siia saunani tuleb mingisugune ala, kus mida hakkab robot niitma. Aga ülejäänud koppel jääb siukene
ma ei ole mul vaja sinna seda golfimuru päris, et ma hakkangi sellega niitma, selle ATV niidukiga. Ja praegu see ATV niiduk on nagu super. Et nagu näha, siis siuke kärdi peasuurune kivi jäi sinna alla kinni ja niiduk peale seda töötab edasi. Et seda sellist tugevust ei ole ei robotil ega sellel, no robot ei oleks seda kivi alla jäänud, aga traktor ka. Ja no murutraktor on nagu täitsa mõttetu minu puhul ost, et see maksab rohkem kui see niiduk maksis ja jälle üks asi juures, mida hooldada. No mitte, et niidukit ei peaks hooldama, aga nagu kui mul on ATV olemas, siis see on super, et mul ei ole vaja seda lisaks. Ja see metsatee, mis on, seda ei niidaks traktoriga kuidagi, et see on ikka väga siuke, et see masin on väga robustne, väga hea, ma olen väga rahul selle asjaga. Et muidugi ta ei ole kõige mugavam siin ringi nikerdada, aga samas on lõbus. Et ma leian, et asjad, kui sa mingit asja teed ja see on sinu jaoks nagu lõbus või huvitav, siis sa teed seda parema meelega, kui istud selle murutraktori seljas seal 2 kilomeetrit tunnis, lased loksud minna tundide viisi. Et jah, mulle tundus see ost nagu eriti siin alguses, kus ongi vaja. Siuke mingi võsa siuksest sõidab kõik läbi, aga siin on mingi vana lõkkekoht, see tuleb ära koristada. Et siit ei saa ka niita. Et vaikselt nüüd tegutseme igal pool kogu aeg. Et ei ole meil kiiret kuhugi, et vaikselt vaatame, mis põõsad siin on, võtame mingid põõsaid maha, meil pole vaja nii palju. Ja siis saab jälle paremini niita ja kõik jutud. Aga robot tuleb kunagi tulevikus, et siis kui on siin haljastus juba tehtud ja nii edasi, et siin on täielik kuumaastik, siin ei ole näha, aga siin on nagu siuke kuumaastik. Et siin tuleb nagu haljastusega ka tegeleda ja siis tuleb robot kunagi tulevikus. Mitte praegu. Praegu ei oleks sellel robotil väga siin miskit teha. No ilmselt oleks, aga jälle see robot, mis siin hakkama saaks, ma räägin, et siin niitmismaad on mingi hektar. Hektar on seda maad, mis on vaja niita umbes. Kui ma kaardi pealt nagu mõõtsin, et see on väga palju maad, et seda iga see robot, mis sellise maa suudab ära niita, maksab juba mingi, ma ei tea, 5000 euri. Et ja alguses nagunii ei saada niita, alguses pead maksma kellegile, kes seda sul niidaks mitu korda, et see muru muutuks ükskõks normaalseks ja siis saaks roboti peale lasta ja siis läheks muru veel paremaks. Et see ei ole nagu eesmärk, et see on ikkagi maakoht ja maaelu ja ei pea olema siuke pallimuru. Siuke muru on minu jaoks täiesti normaalne muru. Ta ei pea olema kuidagi madalam või midagi. Nii et aga tulevikus, see on tulevikus. Nii, nüüd ma üritan vaadata, kas ma saan kärdil elektri ära võtta. Et tahaks siit maja juurest ka ära niita. Maja juurest on niitmata, kuna siin on see elektrikaabel. Et siis ma saaks siit ka niidetud, siis oleks nagu siin juba, oleks siin ilus ja siis saaks sinna taha suure põlla peale minna. Seal ei olegi enne käinud. Paneks niiduki kõige kõrgema peale ja laseks sealt üle. Vaataks, mis huvitavat seal leidab. Siit ka niidetud. Nüüd on kaljaaeg. Ma puhkan natukene. Siis timmime selle niiduki kõige kõrgema peale. Ja siis ma lähen sinna taha seda suuremat põllulappi või seda niitma. Aga sinna ma pean panema pikad püksid ja kummikud jalga, sest seal on nii palju, ma arvan, neid puuke selle kõrge heina sees. Kui ma läbi sõidan, siis ma olen pärast puuke täis. Aga jah, terve päev niitmist. Korjasin siit eest mingi sodi ära, need on kõik siin jälle mingi hunnik läbu. Hey Junebug, your lap was reckless, right? Hey Junebug, your lap was reckless, right? Hey Junebug, down by the creek, your love was wild, oh made me weak. Radio blaring infectious beats. Gimme this life so sweet. Fireflies under Tennessee sky. Hearts beating in the summer night's disguise. No ja ongi tänaseks niitmised niidetud. Päris kenaks sai selle platsi isegi. Mitte küll ideaalne, sest nagu nii kuumaastikeks on kohutav. Tahtsin sealt ka läbi sõita, aga ma jäin sinna kinni ATV-ga, nii et siuke jaanipäeva plats valmis meil. Kui peaks keegi tulema, siis et seda hunnikut hakata hävitama ja siin põletama, siis
on enam-vähem siin korras. Ma üritan üle ääre mingi päev lasta trimmeriga puhtamaks ja siis peaks päris hea olema. Ja noh, kunagi mõelda, kui siit on tühjus, kõik on ilus muru siin, siis on ju päris hea. Aga nüüd puhastan niiduke ära ja panen Frankensteini ära selle. Ja siis ongi kõik, ega täna vist rohkem ei tea. Toas panen mingeid asju seal. Selle Kärdi nõudepesumasinale panen mingi koha ja mõtlen seal mingeid riiuleid veel juurde. Et oleks nagu ruumi seal rohkem. No nii. Siia jäi veel väike segadus, sest need tuleb viia välja ja lõkkesse ja igast asju, nii et see veel on siin, aga sellega tegeleb kunagi. Aga muus osas on niimoodi, et nõudekas sai sinna, seal on siis kõrval need mingid, ma ei tea, pesuvahendid ja nii edasi. Siis lava peal nüüd on täitsa tühi, et saaks siis kenasti ja siis siin on nüüd siis 2 riiulit. Et on nõud, toiduasjad ja nii edasi, noh kõike segamini, aga noh vähemalt on siis olemas. Ja no praegu siit jäi segadusse, sest et noh jaanid tulevad, nii et seal on meil neid ühekordseid nõusid, sest et meil ilmselt tuleb külalisi. Ja selle peaks ka ära panema, see ei peaks siin olema. Nii et see jääb ka siis peale jaani korrastada. Vot. Nii et köök ka jälle natuke inimlikum. Ints Tallinnast tulles tõi mulle selle meganuinu muumi pange. Ja ma praegu leisin selle kasutust, et panin kõik need suuremad panilabidad ja nii edasi siia, sest muidu need olid siin. Oi. Muidu need olid siin, aga siia ei mahtunud nagu hästi ära. Ja ma panin siia. Ja masin ka kenasti töötab. Oi. Nii et väga nice. Vedasime täiega palju Intsuga ära. Näete erinevust? Vedasime täiega palju ära. Mingi 2 tükki võtsu vedada. Ei olnud 2, me ikka vedasime rohkem. Ja tegelikult me tund aega oleme siin Siiberjal edasi tagasi vist. Üle tunni vist seegi juba. Sain oma sammud kätte ja siis rohkem ei ole vaja teha. Nüüd vaatame veits tuld ja läheme tuttu, sest homme on suur päev. Suur päev on jah. Jah. Ja tegelikult homme meil tulevad inimesed appi, kes aitavad siis meil neid puu suuri. Mis keeles sa üritad rääkida? Eesti keeles. Igatahes neid suuri puid aitavad meil. Kes aitavad meil laiali kanda selle hunniku ja ära põletada. Ja siis me saame äkki juba sügiseks selle korda. Maybe. Vaevalt, aga loota võib. Ei, sügiseks ikka saab. Sügiseks saab kindlasti. Kui niimoodi kas või iga päev natukene teha, siis saab tehtud. Nojah. Vot. Nii et Ints joob oma super energit ja mina joon super koolat. Very drunk, very... Nagu tõesti oled nagu purjus. Kas teab isi Coca-Cola? No mis asja sa... Mida... Super koola. Nagu mida sa vadistad lihtsalt niisama kaamerasse? Olgu. Ma siis rohkem ei vadista. Head Jaani. No tere. Pole päris mitu päeva rääkinud midagi. Viimati vist oligi see terrassi ehitus ja siis peale seda niitmine. Aga vahepeal on ju meil olnud ju jaanipühad siin. Et ega meie ei teinudki jaanipäeval suurt midagi, olime kodus. Täna on meil ka veel üks jaanipäeva üritus ees. Onu kutsus enda juurde jaanipäeva tähistama, nii et lähme täna sinna. Aga muidu jaanilaupäeval istusime siin 2 Kärdiga või noh, vorst ka siis 3.
tegime lõket, põletasime siis oma seda vanamaja jäänuseid siit. Ja siis 24. käisid meil jah mõned naabrid siin abiks ja kampas siis. Tegime siin tööd, lammutasime seda vanamaja seda hunnikut siit. Sorteerisime siit mingid paremaid palke välja, mis sai kütteks minna ja grillisime ja sõime ja põletasime seda vana sodi. Et noh, natuke on näha, et see hunnik on ikkagi väiksemaks läinud. Aga hästi palju on siin, see on see laudahunnik, et seal on hästi palju sellist põhku ja seda heina. Et seda on kõige rõvedam tassida. Aga jah, siin sai hunnikus põletatud kraami ja heina siis lõpuks naabrimehel oli hea idee, et paneme käru peale ja viisime nad keemale hunnikusse, et selle saab seal eraldi pärast põlema panna. Et siuke see seis on. Et noh, tegelikult tundub, et nagu ei ole midagi teinud, aga tegelikult päris palju sai see hunnik väiksemaks. Aga see on siis ainult see laudahunnik, et see maja hunnik on veel seal tagapool, et jah, siin seda kraami jagub. Eks vaikselt tuleb edasi teha ja äkki mingeid saame jälle kokku. Ja teeme kõik koos midagi siin ja sööme ja räägime juttu ja tegelikult oli väga-väga lõbus ja tore. Et ei ole hullu midagi, aga juba jälle kasvab see samane asi. Täna hommikul natuke sadas ka, aga vähe. Aga üldiselt jah, on nagu siuke, ma ei teagi. Siuke tunne, et peab jälle hakkama niitma. Ja kiiresti nagu kasvab. Ja kasvuhoonego pole midagi jõudnud teha vahepeal. See on endiselt siit lõhkumata, lammutamata. Seest on kärdinud ilusti värvitud ja väljast ka. Tegelikult niimoodi on nagu väga ilus juba. Mulle väga meeldib. Ma pean selle uksega midagi tegema. Ma ilmselt olen seda rääkinud ka. Aga muidu on jah. Ja meie tünnid on ka vett kogunud küll. Mõlemas tünnis on siuke 50 liitrit ikka vett on. Ja ega muud uudist ei olegi siin. Et ma olen siin natukene päiksest võetud olnud, kärssanud ära ja mingi 1000 häda, et olen suhteliselt voodis pikalt, pole midagi tarka teinud, mul puhkus ka. Kärdil oli muidu tööaeg, et tegi siin tööd. Aga jah, ma ei ole midagi väga tarka teinud. Aga ehk homme, kui ilm ei ole siuke, lubab ju mingit seda kuumalainet, et kui mingi 30 kraadi ei ole, siis homme äkki hakkame selle kanakuudiga lõpuks tegelema. Et jah, just lõpetasin video tegemise, homse video tegemist, täna on laupäev, homme on pühapäev. Et tegin video valmis, eile juba alustasin tegelikult. Ja täna siis lõpetasin, et praegu ongi nüüd natukene mingit värvikorrektuuri teha ja sükest jama ja siis on valmis see asi. Naabrimees tõi terve potsiku või noh, pangetäie maasikaid. Nii et ma tegin esimest korda elus maasika tormosi üksi. Ja ma käisin just maksimas, kell on mingi 9:30 õhtul, ma tõin just selle mikseri. Ja selle sain maksimast ja ostsin need potsikud ka. Nüüd ma lisangi siia suhkrut ja siis on ok küll, ma arvan. Nii et eks saame teada. Saime 5 potsikut ehk siis üle 2 liitri, mis on tegelikult väga hea. Siis ma panin mingi osa ka sügavasse ja mingi osa veel tavakülmikusse, et saab niisama ka süüa. Ja mis üle jäi, siis sellest tegin klassikalist moosisaia ja piima ka kõrvale. Nii et ülihea. Nii et nüüd panen sügavasse, koristan ära ja siis saan oma saiaks nautima minna. No nii, meie viimane projekt hakkab enne, kui lähme majja vast. Aga mõned teist juba arvasid ka ära,
mida me siis teeme või kelle me võtame. Nii et jah, me võtame siis omale chicken. Ja nüüd Int siis hakkab kanakuuti ehitama. Ja õues on 1700 kraadi. Aga me oleme varjus, natuke on siin parem. Aga ei natukene. Nii et nüüd siis alustame protsessiga. Valmis teinud 2 külge. Noh, et mingi aju tal tööle hakkas kuskil. Kellest sa räägid praegu? Ja kellegist? Kas sa ütlesid seda minu kohta? Ei. Kas sa julgesid minu kohta nii öelda? Ei. Vorsti kohta ütlesin. Kelle? Vorsti. Mul ei ole sõnu. Sul polegi sõnu vaja. No. Võta Vilmet. Ja see aken mahtus ka idekalt sinna vahele. Täpselt õiges suuruses. Aken läheb see üles. Siia. Jah. Siis on nagu see aken nagu katusega kaetud ka, siis ei paista otsa päike neile sisse. Sinna. Mul oli isegi eest natuke rohkem üle tegema, tagant ei ole nii palju vaja. Siia taha tuleb ka luuk, kus saab siis pesakastidest munast võtta. Siia tuleb luuk, puhastada. Ja siia ette tuleb siis see auk, kus nad käima hakkavad. Siia tulevad õrred, kus nad magada saavad. Ja trepp. Trepp tuleb siia, ma arvan, et isegi siia kuskile. Ka ääre poolt tulevad üles, siis jääb siia rohkem sükust. Õrred võib-olla niimoodi vahel. Vaata. Me peaks ikka need kuradi kastid väljapoole tooma. Siia. Munemiskastid. Et kui nad munevad, siis kukub kasti või? Ei, no kus nad munevad, need ongi siuksed kastid, kus nad on. Aa. Siis tõstad siit pealt kaane üles, et munad võtta. No see oleks päris äge küll, jah. Oleneb, kui raske seda teha. No väga raske. Käisime Javikaaris, ostsime materjali juurde, mis läheb siis kuudile. Ja ostsime siis ka bituumen katuse laudu. Mida sa filmid? Ma ei tea, mis see on. No mida sa filmid? Siin ei ole midagi filmida. Mida sa filmid? No mida sa filmid? Ta on erroris, sest ta ei tea, mida ta edasi peab Mul on mõõdulint kadunud. Mõõdulint. Noh, otsime siis mõõdulinti. Kuhu panin siis mõõdulindi?
ühesõnaga see Kärt pläriseb igast mõttetutest asjadest. Mis me tegime, vahepeal tõstsime selle kanakuudid ja terrassi peale, siis on tasane pinnas, sest siin oli no siuke kuumaastik. Ja nüüd ei tundu enam nii kõver see asi. Ja nüüd ma panin need nurgad siia, mis hoiavad teda nagu tummisema natukene. Panen teistpidi ka siia. Ja siis võiks olla nagu fine. Siis võiks nagu olla nii, et siis peale seda me viime ta sinna koha peal ära, kus ta on ja siis hakkab laudist panema ja nii edasi. Et siin veel nipet-näpet asju on vanna, aga ma ei hakka siia rohkem praegu külge panema, sest Kärt ei jõua seda praegugi tassida normaalselt. Aga jah, sinna siis tuleb see puhastusluuk. Siia tuleb keskele veel see on siin platsis olemas mul valmis lõigatud. Ja siis läheb laudis ümber. Selle kastiga peab veel natukene nuputama, et ma mõtlesin, muidu alguses ma teen siit mingi suure raami, aga sellel ei ole üldises mõttes siin mõtet, peale tuleb nagu luuk, et ma teen selle kuidagi teistmoodi. Ja ega muud ei olegi. Ja siis, kui seal saab sinna koha peale, siis saab hakata katust tegema. Katus tuleb väga lihtne mingisugusest kahtlasest papist. No see on reaalselt papp. Aga noh, vihma peaks pidama siuke punane. Ei tea, kui hästi näha on. 2 siukest tahvlit katusele. Panen siis sarikad, risti roovi ja need plaadid sinna peale ja ongi kena. Ega muud ei olegi. Vist. Õnneks praegu läks ilm ka siukseks, et väike ei paista otse pähe. Nii et ma üritan need nurgad kiiresti ära teha, siis saame selle sinna ära vedada ja siis vaatab edasi. Laudis, ma ei tea, Kärt näitas teile, bussis on laudis ja roovid ja asjad on olemas. Tõime. Suhteliselt odav oli see laudis. See on mingisugune DC või mis iganes, et ei ole mingi kvaliteetne värk, et võib olla igast oksasid ja mis iganes sees. Aga minu arust näeb väga viisaks välja. Nii et kanakuudile on see rohkem kui küll. Kanamaja me saime. Kanamaja. See on nagu kalamaja, aga see on kanamaja. Kanamaja saime paika ja nüüd meil on vaja sealt alt seda ospi. Nii et kõik asjad läheb välja tõstma. Ja noh, näete, kes tõstab, jah? Muidugi. Sa oled ju ikkagi muskel. Ei, ma sain aru, et ma olen selle maja aju ja sa oled selle maja muskel. No jah. Jah, aga no võta see. Näed, ma olen muskel. Näete? Muskel. Ma panen siia seda aia musta mulda sisse. See vorst tahab ära tappa mind. Nähen, jah. Ma panen seda musta mulle sinna sisse. See kuradi vorst. Pani su augu täis. Tallusid kinni ka? Ei. No. Ma just võtsin koti ära. Miks sa... Ega ma niisama siis, ma sellepärast küsisin, et muidu ei ole sellest kasu. See tuleb tampida korralikult sisse. Esimese asjana hakkab karjuma muu peale. Sa karjub muu peale. Ma ei karju, ma küsisin ilusti, rahulikult. Saadad nii. Ma olen agressiivne. Sa oled tõesti agressiivne, jah? Aga miks sa oled? Mis tekitab sinult agressiivsust? Ma pean olema. Sa pead olema või? Kus see kirjas on? Ma ei tea. Kuskil on. Kuskil on, jah? Olgu. Ei noh, kui kuskil on, siis kuskil on. Kus olen mina, et vaielda? Jah, mida sa ütled? Just. Nii. Paneb põrandat. Nüüd on näha, kui viltu see hetkel. On jah. Mees on põranda maha saanud.
katus ka peal ja katus on peal, jah. Sul on väga huvitav arusaama asjadest. Majal on ainult kassiseinad püsti, sa ütlesid, maja on juba valmis. on ju? Katus on peal, on ju. On ju? Noh, jumala normaalne katus ju. Savi, et natuke sissi saada. No aga visioon on ju ees ja olemas. Visioon? Visioon ei pea vett, kallis. No see pole oluline. Aga ütleme nii, et ei ole kõige kuradi nõrgem asi, kui minusugune paks obsessus. Pole häda midagi. Mis siis sul nagu täna nagu veel plaanis on? Täna kuut valmis teha. Kuut täitsa valmis teha või? Ei, ma ei usu. Ma ei usu, et ma jõuan. Ma ei tea, mis see kell on. Ma arvan, et ei jõuas, kell on 5:30. Kui ma asju ära ei kaota. See oli suus. Jah. Jah, täpselt. Mul oli suus ja ma otsisin seda. Selline on mu elu. Vaadake teie mutti. On uus päev. See on kõik minu tehtud. Ise mõtles välja, ise mõõtis, ise saagis, kõik tegi ise. Tegelikult ei teinud. Ta pani ainult kruvid. Aga see on minu tehtud. Väga tubli. Vaatame nüüd kvaliteeti siis. No, enam-vähem nii kõvera raami kohta, mis ma tegin, on väga hästi teinud. Aga hakkab juba võtma seda asja. Siin on ka pool seina tehtud. Meil seal käib väike kaevamine ka samal ajal. Aga ma praegu prooviks selle akna ära panna ja siia ette ka need raamid ära teha. Siis saaks nagu juba hakkama aru saama asjast. Et siia ette tuleb siis see, kust kanad hakkavad sisse käima. Seal on puhastusluuk. Ja siia taha siis tuleb need pesakastid. Ja siin hakkab siis siuke klassikaline luuk ülesse käima, et saab siit munad ära võtta. Ja siuke ongi. Tegelikult ma tahtsin siia alla kohe sahtli teha. Aga ma ei tea, miks ma ei teinud. Nagu sellise sahtli, et siis. Aga võib-olla ma teen niimoodi, et ma võtan selle siit ära, selle laua siit vahelt ära. Ja teen selle sahtli. See on hea mõte, et ta jääb nagu välja nägema, nagu oleks osa seinast. Aga tegelikult on siuke sahtel, mis saab välja tõmmata, sest siia poole tuleb siis see õrs, kus nad magavad. Ja siis nad pidid kõige rohkem sittuma siis, kui nad magavad. Ma ei tea, vaatame seda asja. Ühesõnaga, tegutseme vaikselt edasi. Proovime kõigepealt selle akna ette saada siia ülesse. Ja siis saab edasi mõelda, mis toimuma hakkab. No tere jälle. Nii, kuudiga oleme siis nii kaugel, et 3 seina on peaaegu valmis. Mul said praegu kruvid otsa. Kärt läks poodi juurde tooma. See siis jääbki täiesti kinniseks küljeks. Kuigi võibolla ma võtan siit selle ära ja teen siia selle sahtli lahti tõmbava õrre alla siukse, et puhastada oleks kerge. Aga see on tulevikumuusika. Esikülg on praegu siuke. Panin selle aknaga. Selle akna ma ilmselt panen teistpidi käima. Et praegu ta käib niipidi lahti. Aga ilmselt ma panen käima ta niimoodi, et hinged on siis all, et ta käib niipidi lahti. Siia tuleb siis mingi hetk mingisugune siuke uks päiksepaneeliga, mis ise päikse, siis kui läheb valgeks, teeb ukse lahti ja kui läheb pimedaks, peab uksed kinni. Et siis kanad saavad nagu ise sisse välja käia. Siia tuleb ka siis üks siuke puhastusluuk, kus saab inimene ligi. Ja siia siis see munakasti osa on veel tegemata, pesakastide osa. Et siia taha ma lõikasin need pikad välja, et mul oleks nagu materjal olemas, mis vaja. Ja siit tagumise osa omad on ka. Et siis ongi vaja see küljevärk välja mõelda siit, kuidas seda lahendada. Ja siis see pealmine luuk tekitada. Ja siis on nagu hästi.
no ja katus on vaja kinnitada, katus praegu ei ole üldse kinnitatud. Ta on praegu lihtsalt niisama siin peal, et eks ma pean vaatama, katusekruvid panema siit pealt kinni. Ilmselt. Jah, peaks saama küll, ma eile mõtlesin, et kas see on piisavalt tugev, et tegelikult see on sükene kahtlane papp. Aga ju ta ikkagi saab nende katusekruvidega kinni panna, et tuleb lihtsalt neid tuua ja kinni panna, et muidu katus on paigas. Ja siis siit muidugi ääred ette, tuulekastid, särgid, värgid või tuulekastid, ma ei päris tuulekastiks seda ei nimeta, aga ikkagi kinni siit. Et praegu on see niisugune kole, et siia tuleb veel natuke lauda ja siis siit teen kinni ja siis võiks nagu kena olla. Fine. Ja siit samamoodi siis lauad läbi, et ei pääseks mingid elukad sisse, aga õhk pääseb liikuma. Nii! Pain ukse ka, see hooldusuks on ees ja see on siuke automaatne, vaadake, teen niimoodi ja tuleb ise lahti. Noh, ei tule lahti, automaatika katki. Oh, näe, tuli lahti. Näete, automaatselt tuli lahti, üks kana ka juba sees. Pain ukse ette, nüüd on mul siit see tagaluuk veel teha. Ja siis on väljast valmis, siia veel need väiksed asjad, aga see on siuke tiela tehnika, seda jõuab teha. Ja nurgal istud veel, tuleb mõelda, kuidas panna midagi. Ja Kärt, kas sa tahad rääkida, mis värvi sa selle värvid või? No, ma näete. Aga uks sai valmis. Teie näe, homme te näete samal päeval. Aga täitsa Genji uks, ma olen ise rahul uksega. Väga ilus uks on. Kas link läheb ka siia või? No jah, ja siia peab mingi lukusti minema, see peab lukus olema, vaata. Ja üles peab midagi vastu, ma ei saa lahti seda enam. Nii ja uksed lahti ei tule, vaata, kas automaatika töötab jälle? Ei tööta, katki. Läks katki. No nii, hakkab looma. See laudise materjal on väga otsas, aga luugi tegin siis siukse. Siit saab siis munasid võtta pesakasti peale. Ma pean veel mõtlema, kuidas see veekindlaks teha. Ja siis, siia mingid liistud vaja lõigata siuksed või sellest materjalist mul seda veel natuke on. Siia on ja üks veel. Ja siis muidugi hunnik need mingid väikseid jublakaid. Siia ka läheb neid väikseid jublakaid. Neid mul peaks jaguma. Ja siia poole ka üks see. Ja siis peaks nagu üldmulja alamokk. Siia tuleb siis mingisugune automaatne uks mingi hetk, mis siis ise teeb ukse lahti. No ma eelmine kord vist juba rääkisin seda. Aga jah, nii palju siis täna. Katus on vaja ka kinni panna. Et katus tegelikult ei ole üldse kinni, katus on lihtsalt siin peal. Ma pean vaatama, kas mul on neid katusekruve. Ja kui ei ole, siis pean ostma. Aga jah, ja siis veel tuulekast kinni ehitada. Ja võib-olla mul on seda musta lauda juurde vaja tuua. Aga niimoodi võiks olla täitsa okk. Ja niimoodi seest mõtlesin ka, see mul praegu niisama siia pandud, aga et panen siia ette ka siukse pika selle. Ja pesakastidele muidugi vahele ka mingid seinad, aga siis hoiab nagu pesakasti natuke eraldi sellest kogu muust asjast. Ja ega siia sisse väga muud ei olegi ju vaja. Sinna seines läheb võrs ka niimoodi viltu ühest sellest otsast sinna, et see läheb viltu, ma panen õrrs. Ja võib-olla panen siis siiapoole ka ühe õrre. Siis keskel on siuke kõndmisruum. Aga see õrs peaks siis olema võib-olla siuke, mis saab ära võtta. Et kui siit puhastama hakata, aga peab vaatama. Ja sinnapoole tegelikult tahaks teha sellest sahtli. Pean natuke lugema, kui palju need kanad seda õrreruumi tahavad. Ma olen tegelikult lugenud, aga mul peas ei ole see number. See aken ka siin veel käib. Endiselt pole veel teistpidi peale pand seda. Aga ja see nurk on natuke, aga see on sättimise asi. Vot siuke lugu siis aitab tänaseks, kell on mingi 8 õhtul. Ma jätan asjad kõik siia. Täna kuuti, siis on homme hea võtta. Oodame, et öösel väga kõvasti ei saja. Ja kui sajab, et see katus võiks nagu pidada. Uks kinni ja kena. No tere. Järgmine päev. What you want? Mutt juba värvis akna ära. Värvis akna mustaks. Ja nüüd hakkab kuuti värvima. Eks ta siis ise näitab, mis värvi ta selle kuudi värvib. Aga tegin täna ära, panin siin üles veel laua. Siia külje peale panin need lauad. Siia panin mingid tükid, mingid ülejäägid, mis olid. Siia tuleb liist peale pärast.
siis on nagu kena. Siin samamoodi. Ja see ülemine, nii et... ja ees ka. Ülesse välja siis need. No mida see vend teeb? Kaevab kanadele auku. Vorst, mida sa teed? Vorstu! Vorst! Ta ei kuule. Vorst! Aitab küll! Ma juba ühes kohas murdsin oma jala. Ühesõnaga, Kärt värvib, ma hakkan niitma, sest õues on... Hein on jälle nii pikaks kasvanud ja homme lubab sadada, nii et pean täna ära niitma. Muidu oli plaanis homme niita. Aga proovin siis täna ära niita ja siis peab mõtlema selle aia peale ka, jalutusaia peale ka nendele kanadele. Vot, nii palju siis sellest. Kärt näitab siis värvimist. Kas olete valmis, et näha, mis värvi tuli? 1, 2, 3. Tadaa! Barbie house. Vähemalt kui ma oleks kana, ma tahaks küll, et minu maja roos oleks. Nii et kogu nüüd see tuleb veel ära värvida, värvisin ühe seina, aga kõik ülejäänud otsad tuleb ka ära teha. Ja Ints niidab, aga praegu ma lähen otsin Intsule mütsi, sest et eelmine kord ta sai alles päiksepiste ja mul ei ole vaja, et ta seekord ka saaks. Nii et ma lähen värvin siis edasi, aga enne otsin talle mütsi. Ints nüüd teatas mulle, et see tuleb mustaks värvida. Ma ei tea, miks ta mulle enne seda ei öelnud. Nii et okei, see siis sellest värvib mustaks. Siit värvisin ka ära. Luugi värvisin ära, aga seda ei lubanud Ints mul värvida. Nii ma seda ei värvinud. Ja nüüd siis 2 veel. Ja siis on juba rida peal. Parme on nii palju, et sügelen igalt poolt. Aga jätkame tööga. Mis arvate sellest? Mis te arvate sellest värvist? Kas peaks valgelt peale kirjutama? Barbie! Jaa. Ühe kana nimi saab ka Barbie või? Ühesõnaga, Kärt on värvinud oma puuri ära. Võib-olla ta läheb ise siia elama hoopis. Kena roosa maja talle. Irel juba saatis, et tema on kana, ta tuleb ise. Tuleb ise elama siia, ta on kana või? Ta peab munema ka ainult. Ilma munemiseta meil siin kanasid ei peeta. Ühesõnaga, Kärt värvis, ma niitsin. Kõik niitsin ära. Tagant sealt seda suurt platsi ei niitnud. Seda ma ei hakka pidevalt niitma, seda ma niidan kord 6 või kord 2 nädala jooksul, vaatab, kuidas seal on. Aga siit toovi niitsin ära, selle tagumise platsi seal niitsin ära, seal sauna kõrval. Ja sealt eest sissesõidutee või asjad kõik niitsin ära. Nüüd on jälle kena. Kena. Ja nüüd viin siit jälle koormatäie, kui mul ATV juba väljas oli, mõtlesin, et viin koormatäie mingit sodi siin ära, mis siin on meil algusest peale olnud. Mingid asjad. Need aknad siit äärest ja siis lasen siit trimmeriga ka. Ma ei tea, ma proovin, kas ma saan selle kuidagi ATV käru peale. Võib-olla saan. Tahaks sellest ka lahti saada, siis saaks siit ilusti ära trimmerdada nagu kõik. Ja saaks jälle kenamaks. Aga jah, pean mõtlema, kuhu ma selle vanametalli panen, sest seda on terve hunnik. Nagu siin on ja siin sees on ka need vanad pliidirauad, ahjuuksed, kõik asjad. Et tegelikult peaks nagu vanarauva kokkuostu viima, aga jah, no ma ei tea, kuidas ma selle sinna saan. Peab jälle mõtlema. Ühe sõnaga, 2 sõnaga. Nii palju siis uudist meie juurest. Siin tundub, et on mingi suur betoonplakk valatud või mingi. Peaks selle ka puhtamaks saama siit. Aga väga palju ei ole vahet. Tegelikult on juba kena. Koristame siit ümbert nüüd ära. Siin on olnud algusest peale mingi läbu ja siis on juba kena. Sest me reedel lähme mandrile. Lähme mandrile, et laupäeval on mingisugune laat või avatud talu või mis iganes, kus saab kanu siis, sest Eestist on kanad otsa saanud.
me tahame kanu osta ja kanad on otsa saanud. Et jah, siis me peame minema kuskilt otsima. Et sellepärast on natuke tempot ka selle kuudiga olnud, aga noh, kuut on enam-vähem nüüd valmis. Tuleb õrs panna ja siis nendele munemiskastidele vaheseinad ja noh, mingi põhkasjad alla, väike saepuru. Ja aedik on siis vaja teha. Aga vaatame, aediku võib ka teha siis, kui kanad juba kohal on. Et ega nad ära ei jookse kohe. Ja siis me toome Kärdi ema juurest Kärdi ema vana selle mingi aiamööbli või rõdu peal oli tal mingi 2 tooli ja laud, toome need endale siia terrassi peale, et siis on nagu selle osaga valmis. Et siuke jah, väga suvine päev on täna, hästi palav ja siuke, aga Saaremaal on see positiivne, et alati on nagu väike tuul, et on päris mõnus. Vot nii on lood siinpool sood, nii et tegutseme edasi.